Nii, tere hommikust. Suht äge on see, et esimest korda, kus ma mõtlesin, et ma ei pane tüdrukutele juhatuseks püksi jalga, siis päike paistis. Jõudsime õue, kus vihma sadama. Äge. Ja siis hommikuid ka emmal on lasteaias, noorel ei ole, pole kindel. Ja vihmariided on koju, võtan vihmariided hommikud. Ja siis lähen lasteaeda tagasi, viin neile järgi asjad. Nii, me jõudsime ka koju tagasi. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan süüa tegema ja värki, aga Saskia oli nagu nii onnine. Et ma panin ta voodisse, andsin piimapudeli, läheb tuttu. Et mis seal ikka siis. Ja ma pean hakkama koristama. Ma ei tea, vahepeal ma mõtlen küll, et mis mõttega ma neid videosid teen. Et ma põhimõtteliselt näitangi lihtsalt seda, kuidas ma päevast päeva koristan. Et väga huvitav sisu. Aga nagu lihtsalt, ma ei tea, ma ei saa aru, kas teistel on ka nagu kogu aeg toad segamini, nagu ma ainult koristan ja ikka nad on kogu aeg segamini, kogu aeg. See on nagu suures pildis juba suht häiriv. Et ma ei tea, nagu võiks ju 1 päevagi või 2 päeva püsida see nagu kodu natukenegi enam-vähem korras, aga ei. Ja Pelle käib niimoodi oma seal liivakastis. Pissil, et ta tuleb välja ja ta meelega toob seda või kraabib kuidagi välja niimoodi, et kõik siit köögi eest, tema sealt on kõik seda mingit jama täis ja siis ta tassib ise seda laiali ja ise me tassime ju seda, see on ka nagu nii tüütu. Pluss on meil mingi liivaperiood nüüd, kui talvel on nagu kogu aeg mingi kivid ja asjad toas, siis nüüd meil on terve elamine kogu aeg liiva täis jälle. Ma ei tea, mul tuli nagu mingi halavärk praegu, tegelikult ei ole hala, lihtsalt väiksed mõtteterad siia hommikusse. Aga see selleks. Tahtsin midagi rääkida ka. Ma siin rääkisin nüüd 2 nädalat tagasi äkki või. Ma hakkan toitumiskava tegema, ma tahan alla võtta. Aga tegin ma siis 2 päeva olin tubli, siis läks juba veits lappama. Aga nüüd ma ausalt hakkan tubliks. Tegin isegi, kirjutasin oma menüüd jälle välja. Ma näen, et kui ma nagu menüüd välja ei kirjuta, grammide asjadega kõik nagu lõunasöögid asjad paigas ei ole. Et siis, ja see külmkapi peal ei seisa, siis ma nagu ei suuda tubli olla. Aga nii kui see on seal ees, siis ma nagu suudan vähe paremini. Et no ma eile kirjutasin endale selle menüü välja. Täna nüüd hommikul ma pole veel söönud joonud, ma kaalun. Kuigi ma täiega tahtsin hommikul vett ja värki juua, aga no ma tahtsin saada nagu normi kaalu. Et ma nüüd kaalun ja mõõdan kõik oma ümbermõõdud ära. Kirjutan ära, teen hommikusöögi, söön. Veits üritan vist koristada ja kui Sass ärkab, siis ta ka sööb midagi ja siis lähme käime poest, toome nädalasöögi teema ära ja siis vaatame, mis me veel teeme. Peame apteegis ka käima. Nii et ja, aga ma nüüd nagu tahan päriselt tubliks hakata ja tahan olla nagu nii tubli, et kaalus päriselt alla ka jälle saada, et kaua ma seisan siin selle koha peal. Nii et ja, ega muud väga polnudki, ma nüüd teen midagi endale süüa ja kohvi ja ootan, et Sass magama jääks ja siis söön joon rahulikult ja siis hakkame varsti koristama. Ja ma ei tea, kas ma peaks siin ka näitama, et mida ma söön või. Mul on nagu mingid mõttetud toidud lihtsad, eriti lõunasöögid. Põhimõtteliselt iga päev panin endale, et friikartul lihaga. Sest see on nagu kõige lihtsam ja easim toit, mida visata ahju, et kiirelt valmis. Et lõunaaeg mul kindlasti pole aega süüa midagi vahepala on ka siuke, mille ma panen tavaliselt magusaks, nagu 4 toidukorda peab olema. Hommikusöök on mul üldiselt siis see nädal ma panin, kuna mul eile väga polnud aega süveneda ja mõelda ja kavast välja sorteerida, siis ma panin põikud ja omleti. Mul hullult maitsevad ka need. Aga tegelikult on nagu pannad ja pudrud ja asjad ka olemas. Et ma pean mingi aeg järgmise nädalal äkki tegema vähe panema. Aga ma vaatasin seda ka, et mida mul kodus nagu on, et ära kasutada. Siis lõunasöögiks ongi siis enamasti mul see nädal kas tortilla pizza või siis friikad kanaga. Ja siis mingi salat kõrvale. Ja vahepalaks ma tavaliselt panen magusad asjad või siuksed snäkid. Mul on protebatoonid mingil paaril päeval igaks juhuks pandud. Ja siis olid krõbinad.
mingi fiti mingite asjadega, et nagu jogurteid asju pean ka juurde sööma sinna. Ja siis oli, et suitsujuust ja õun. Et nad on siuksed, mida ma siis nii-öelda päeva siukest snäkki minema, kus tavaliselt ma teen need 8, sest nad alati koosnevad nagu mitmest komponendist. Proteipotoone ma pean ka vähemalt 2 ära siis sööma, et minu see kogus täis tuleks. Ehk siis ongi, et ühe ma söön tavaliselt mingi hommiku ja lõunasöögi vahele ja teise söön siis kas peale õhtusööki või siis lõuna ja õhtusöögi vahele. Ja kui on mingid krõbinad ja see fit jogurt, siis samamoodi üks asi ennem ja teine asi hiljem. Ja õhtusöögiks siis on nagu midagi nagu päris toitu. Et mis mul see nädal, ma paningi kartul ja kana ja siis snitsel ja kana ja tähendab snitsel ja kartul. Et mul on ostetud see suur klassikaline ahjukana, mille ma pean viskama ahju. See nagu läheb igast nende rasvaprotsentide asjadega mul sinna kavasse sisse, see klassikaline. Et siis ma ongi paar päeva seda ja siis teen kõrvale kartulit. Ühel päeval kedukartulit, teine päev viskan äkki ahju. Ja snitsli kõrvale ma tahtsin ka, mõtlesin, et arvatavasti ma teen kartulit, kuigi mul on riisi ka, et eks ma seda saan vaadata, kumba ma sel hetkel tahan. Ja siis on vaja veel õhtusööke mõelda mingi aeg välja, kui need toidud on söödud. Et ma vaatan, kui kauaks seda kana jätkub ja kauaks snitslit, sest reedel me lähme maale. Ja mul ei ole mõtet siia kappi niisama osta, et siis ma maale vaatan selle järgi, et kuidas ilm on, et kas me grillime või. Ja siis selle järgi teen oma valikud. Nii, aga teen oma kohvi ja võikud ja siis saab süüa. Kus pall läks? Näe, pall. Nii, ma sain ka just trenni tehtud, tulin pesust, pead ei pesnud, nagu ikka, aga suht rets on olla, nagu peale esimest ringi, 3 ringi on seal teha, peale esimest ringi mu jalad juba niimoodi tudisesid, nii et ma ei tea, nõrk oled Käti, nõrk, aga kell on 3:04, ma peaks söögi hakkama panema. Mul peaks ämm tulema siia, siis ma lähen toon vist suured tüdrukud nii kaua kiiresti ära, sest Sass ei ärka nii pea, ma arvan. Ta just jäi magama ennem, kui ma hakkasin trenni tegema, ehk siis mingi 45 minutit tagasi. Ja mul on vaja söök ka teha. Ja söök võtab aega. Ja siis on teistele söök olemas ja siis ma lähen rattaga täna trenni ka veel. Ma ei tea, mis mu jalad muidugi homme selle peale ütlevad, aga seda vaatame homme, mis nad ütlevad. Mitte täna. Aga ma hakkan nüüd toimetama, sest mul on mingid mänguasjad ka veel laiali. Ma küll enam koristasin ära, aga Sass juba tõmbas laiali. Tulemal saad kõik asjad tühjaks, akud. Ma jõudsin kartuli keema panna ja kana ahju. See on nüüd seal 2 tundi ja ma lähen toon juttu toon tüdrukud ära ja siis lähen rattaga trenni ja Hinnu on alles Tartus, nii et love it. Tegin siis selle trenni täna ära
ja nagu mu jalad niimoodi tudisevad all kõndides ja ma ei saa kuumardada juba praegult. Ma ei tea, täiesti hale lihtsalt kätti. Ja mis ma veel tahtsin rääkida on see, et ostsin täna Maieri, ma kasutan üldse nagu enamus nii puhastusvahendeid, nõudetablakaid, pesukeele, bla Maierit. Ja ma ostsin täna pesuloputusvahendi ka, see nii häirib, et ma kasutan seda kõige tavalisemat Maierit ja kunagi ma kasutasin seda Arieli värke, kunagi ammu. Ja nagu mingi mõttetu lõhn või lõhna pole pesul ja teinekord tekib masinasse see mingi kopitanud hais. Ja nagu ma ei tea, siis on nagu pesu ka imelik või ma ei tea, nagu ma seda Arielt, mis on mingi maks kange lõhnaga, siis never jõud siukest asja. Ja ma mõtlesin, ma hakkan siis Maieri pesuloputusvahendit kasutama. Ma päris nii hullu keemiaga uuesti pesta ei tahaks. Nii et mul on siuke tunne, et mul on varsti mingit, ma ei tea, mingit sponsoreerimist nendelt vaja, sest mul kulub nagu nii retsilt palju nõudetablakaid, pesukeeli, kui pesu pehmendajaga sobib, pluss siis veel üldpuhastusse sprei nagu, ma ei tea, rets. Saskia ja Pelle. Ma jõudsin just koju, kell on natuke 8 läbi, teised on kõik voodites ja et ma pidi vaikselt, sest ma tahaks süüa, ma olen nagu te ei kujuta ette, mis mul tunne praegu sees on. Pelle. Ma teeks siin on kodus jala- ja tuharatrenn. Siis rattaga, ma eeldan, et see on mingi 10 kilti ots sadamasse sõita. Siis täna pandi täiega rõhku kätele ja jalgadele, ka jalad ja tuhara. Pluss siis tantsisime ka. Ja siis veel 10 kilti tagasi. Ja nagu ma olen surmväsinud, ma ei tea, mida ma homme teen, ma suren maha lihtsalt homme. Ja ma söön esimese asjana ja siis lähen pessu ja siis kavatsen lihtsalt olla, ma loodan. Et kui toad isegi sassis on, siis mina täna ei korista, vaid ma teen seda homme. Nii et nüüd palun süüa. Vau! Tere hommikust. Me jõudsime ka koju tagasi Saskega. Saskia läks voodisse. Äkki jääb tuttu. Ja ma teen hommikusööki ja kohvi. Peaks tegelikult veel ennem kaaluma ka, aga ma üldse ei viitsi. Sest ma pean kõik riided seljast ära selleks, et kui ma tahan nagu korralikku puhast kaalu. Aga jah. Aga mul on täiega jalad, peps ja käed tunda eilsest. Nii et oli edukas. No. Aga nüüd ongi, mõtleme, mis meil täna pole erilisi plaane. Täna lubas mega sooja ilma. Praegult on siuke so-so, nagu õues oli soe, aga natuke nagu tibutab ja siis teiselt poolt tuleb päike. Nii et eks näis, mis ta päeva peal ära otsustab siis. Et siis saaks Sassuga minna ka õue. Nii et praegult siis kaalume, vaatame, mis tänane kaal näitab. Ja sööme hommikust. Teen jälle need samad võiksid, mis eile. Ja lihtne, kiire. Ütled kurki ka, sest eile ma käisin poes ja tõin kurki.
ja meil läksin eile õhtul täiega vara magama või no mitte täiega vara, aga nagu ikkagi minu kohta viimasel ajal päris vara, mingi 10:30. ma olin isegi kaua üleval, siis ma tulingi koju ja sõin, issand eilne õhtusöök oli nagu imeline, lihtsalt mul oli kõht nii tühi peale trenne ja värki, et see oli lihtsalt nii hea. Ja Hennu panigi lapsed siis ise magama, sest ma ei hakanud minema, sest ma teadsin, et kui mina lähen nagu poole une pealt või nii-öelda poole magama paneku ajalt, et siis hakkab mingi trall. Samamoodi kui Hennu teinekord trennist tuleb ja tüdrukud ei kuule, et siis ma panen nagu lõpuni ära, sest muidu hakkab mingi traali-vaali pihta. Toad nagu ikka on ikka segamini, ma ei tea. Nii et ja tisu mulle, ma lähen kaalun ära ja siis hakkan kiima. Jõudsime ka koju, ma vahepeal panin pesu kuivama ja võtsin teised pesud, viskasin voodi peale, mis on vaja kokku panna. Ja tegin meile süüa, sööme ja siis varsti Saskia läheb tuttu ja siis ma pean hakkama asju üles pildistama, mis tuleb müüki panna, mis on Sassule väiksed ja mida Sassu enam ei kasuta. Aga praegu sööme. Nii, ma tegin siin vahepeal trenni. Täna oli kätte oma ja pildistasin asju riideid ja mingiseid asju üles, mis tuleb maha müüa. 2 asja on veel vaja hiljem pildistada, Isofix alus ja turvahällirattad. Ja koristasin, välja arvatud siis puhaspesu, mis meie toas on 2 masinat ja siin 1 masin, mis on vaja kokku lapata. Sellega tegeleme natuke hiljem ja nüüd mul, kui kööki koristasin, siis igal pool on kommid, küpsised, ma olin mingi täiega tahaks praegult võtta ja siis ma olin mingi, et nope. Ja siis võtsin oma vahepala teise osa nii-öelda. Esimene osa on krõbinad, teine osa on siis jogurt 1, prote oma ja mõtlesin, et huvitav, et õhtuks mul ei jäägi midagi, kui ma tahaks, aga õhtul saan veel, vaatasin 50 grammi õunaga süüa, nii et lisaks õhtusöögile, et ma ei näljuta ennast. Lisaks nagu õhtusöögile ma võin veel, kui ma tahan näksida, sest mul tavaliselt tekib õhtuti näksimisisu, eriti kui lapsed magavad, siis ma tavaliselt jätan vahepala teise osa nagu peale õhtusööki. Aga kuna mul hetkel tekkis nii suur ahvatlus midagi süüa või juua, või noh, süüa pigem, siis ja siis mulle meenus praegult, et mul on Coca-Cola Zero'ga pudel kapis. Seda ma kasutan ka tavaliselt siis, kui mul tekib isu millegi nagu hea järgi. Siis Zero jooke võin juua, siis Coca-Cola on alati see, mida ma joon, siis seal on gaasita täidab, pluss jah, siis on ikkagi nagu, ta maitseb mulle rohkem kui vesi ilmselgelt. Heinuga just helistas, ütles, et sõidab kodu poole. Nii et ja, no kell ongi 4 juba, nii et joo. Igor
Jõudsime ka koju. Kell on 7 kohe. Mu pea nii rämedalt valutab ja ma ei tea, ma on vist nii halb olla. Ma tegin juba nalja, et mul on mingi näksimise ja magusa ja mingi rämpstoidu võõrutus hetkel käsil. Ülihalb on olla. Aga Hilu läheb varsti trenni. Praegu teen süüa. Lõpetasin just salati tegemise ja kartul on ahjus ja kana on fritüüris. Nii, tere hommikust. Saski, mis ta teeb? Vaata, et sa ei kuku. Teen kohvi endale, jõudsime koju just. Ja, oi, ma tulin lähedale. Ja teen kiiresti endale 2 võikut. Saski üldiselt hommikut ja midagi süükust ja sööb, pigem püreed või midagi praegu. Ta sööb, kui ta uuesti ärkab, kuna ta jääb nii kiiresti magama. Siis peale esimest tund, siis ma teen tavaliselt talle korraliku söögi. Ja, kes see on seal? Ja mul tuleb naabripoiss ka 15 minuti jooksul siia. Nii et ma üritan äkki ma jõuan oma kohvi ja võikud enne ära süüa. Vähemalt suures osas. No kalli. Musu. Saska. Musu. Lasid üle mu. Kes see on siin? Saskja või? On Saskja või? On Sassu või? Kuule, kas sina saad varsti meil 1-aastaseks või? Joo! Saad või? Kas emme võib nüüd võiksid lõpuni teha või? Joo! Ja mul on mingi... Tule maha. Mine vaata, kus mängud on. Nii. Ja. Mõtlen, täna on kolmapäev. Mul on 300 grammi veel, siis mul on kilo läinud. Aga täna langes ainult eilse ja tänasega on 100 grammi, nii et siis ma olin suht mingi. Tule hopsi. Sina läheks juba tuttu, jah. Et veits siuke nõme oli. Mulle ikka meeldib, kui veel rohkem langeks, annaks moti juurde. Seda enam, et eile mul oli nii raske nagu kogu aeg kavas olla. Ma tundsin, et ma tahaks täiega näksida, magusad, mis iganes. Ja õhtul oli täiega halb olla. Ma ei tea, nagu no kidding, aga nagu oleks nagu mingi võõrutus nähudna magusest ja mingi rämpsu söömisest. Kohutav. Nii halb oli ja värki ja ma ei tea. Aga vahet ei ole. Ma ei andnud alla. Ma panin tüdrukuid õhtul magama. Hennu läks trenni, ta tuli siis, kui kõik magasid. Ja Saskja läks veerand 9 magama. Ma arvan, et ta mingi 8:30 magas. Siis Noora on hea või? Noora läks... Ei, Emma läks kell 9 tuttu. Või nagu jäi tuttu. Ja Noora jäi 9:30 tuttu. Ma jäin suht temaga koos. Ja siis märkasin ülesse ja läksin meie voodisse, kui ma olin piimad asjad teinud, et ma läksin kell 10 tuttu. Kuule, mida sa närid mu seda? Hallo? Etas too, mis teed? Sut sööb mu kaelakeed. Nii, emme peab panema Pellele ka süüa ja emme tahab oma kohvi lõpuni teha. Nii, tule maha. Emme annab sulle ühe pudeli veel mängimiseks. Võta. Nii, veereta seda. Veereta seda. Sest Tara on väga äge. Nii. Üritan täna oma pead minna ka pesema ühe.
Sass läks nüüd magama, kell on 11:30. Ja lõpuks olid mõlemad naabripoisid siin. Ja siis nüüd läksid ära ja siis ma paningi Sassi magama. Ja no täitsa rets lihtsalt. Ma nagu... Mul niimoodi eilsest saati isutab mingi jama järgi, mingi magusa. Tahaks, ma ei tea, mingit purksi või ma ei tea, no täiesti masendav. Kuidas see võimalik on? Aga nagu ma olen mingi, ei Käti, ei. Nüüd ma just tegin, mul on kavas nagu lubatud, nagu ma olen maininud Coca-Cola Zero. Ja siis vahepalaks on mul juust ja õun. Ma tegin endale sutsujuustu ja kokat ja vaatan telekat. Nagu palun, et see paari päevaga mööduks minu nagu, ma ei tea, kohutav lihtsalt, miks mul peab siuksed isud olema, nii ei ole ju võimalik teha kava, noh. Aga jah, ma siin vahepeal koristasin, panin pesu pesema ja värki. Ja nüüd siis vaatan oma mingit seebikat. Puhkan veidike, siis mu peaga jälle valutab, ma ei saa aru. Ja söön ja joon ja siis, kui Sass ärkab, vaatame edasi, mis teeme. Tule tee tipa-tapa. Ei, tõuse püsti. Tõuse püsti, teeme tipa-tapa. Tõuse püsti. Tõuse püsti. Tõuse püsti. Anna emmele kättu. No võta. See on auto. Auto. Kui puhas see külmkapp kogu aeg on. Ma ei tea, kui palju ma seda päevas nädalas pesen, aga see on kogu aeg siuke. Auto. Auto. Auto, teeme tätta. Mis teed seal? Saski jääb kohe, emme võtab su. Tulops. Nii. Ma sõin oma lõunapitsa ära. Kõht on täis. Oi, sa oled edvistaja. Ja teen Saskele koorest pastat lõunaks. Õhtuks on vist võtsin kana juba sulama fileetükid. Teen mingi 8 päevaks või vaatab kauaks jätkub. Kana fileest schnitzelid ja riisi arvatavasti kõrvale. Ja mis sa vaatad? Aga mul on nagu nii retsid peavalud jälle 2 päeva olnud. Et see on nagu midagi masendavad. Kunagi, kui ma noor olin, siis mul noor, ma olen läigalt vana praegult, aga noorem nii 10 aastat tagasi, siis mul olid nagu sügisest kevadeni kogu aeg igapäevased retsid peavalud. Kuni mulle lõpuks mingi aeg, ma läksin arstile, kirjutati mingid põletikuvastased mingid rohud, mis ma pidin kuurina tegema, ala pinge, peavalu ja migreeni ja siukeste vastu. Ja ma olen 2 korda elus seda kuuri teinud. Ja, aga jälle ma sõin, siis oli mingi kõik kohad mingid toitu täis. Igatahes, ma nüüd hakkasin mõtlema, on ju. Et ma pole 2 päeva või 3 päeva tilkagi suhkrut söönud. Või noh, 2 päeva ei ole. Mul oli mingi aeg siin see stevia, mida ma panen sinna kohvi sisse otsas ja siis ma kasutasin pruuni suhkrut, noh, et 1 lusikas. Ja ma tean, et see on nagu täiega fine. Mul on nagu toitumiskavas ka kirjas, et kui juua 1-2 tassi päevas. Ja põhimõtteliselt mingi 1 suhkur, et siis on nagu ok. Ja nüüd ma üleeile ma käisin poes, ostsin seda steviat jälle. Ja nüüd mul on mingid rämedad peavalud, et äkki mu keha ikka tahab nagu veits suhkrut saada. Ma ei tea. Aga igatahes ma just võtsin mingi 800 ibukat sisse. Ja ma loodan, mul läheb peavalu üles nii vastiks, et mul on nagu
pea paks, silmad on väsinud, valgust väga ei taha. No täpselt siukene, noh, migreeni ja pinge peavalu ja need nagu, et ei ole just eriti meeldiv olla. On ju? Täte. Et ja, aga ma homme proovin, ma teen suhkruga omale hommikukohvi. Et äkki on teine mingi tera. Ja Hinnu just helistas. Eile Nooral lasteaeda kirjutati, et kas kellegi vanemad saaksid, näpi neid, saaksid mingi koti täis, päris suur siuke võrkkoti täis, siuksed puupulgad väiksed, teha otstest teravaks, et nad kaevavad augud ja panevad nagu maa sisse, et teevad omale peenra nende nagu nii-öelda rühma oma. Siis me ütlesime, et algul, et kui sobib, et esmaspäeval teeme, me nädalavahetusel niikuinii lähme maale, et siis nagu me võime teha. Siis nad ütlesid, et sobib, aga me eile tõime ära ja täna on juba olemas, et Riho tuli hommikul linna hambaarstile, siis ta võttis need kaasa ja siis ta läks maale tagasi ja kuna ta pidi tulema tegema tööd veel linna nagu Paidest võtma koorma, siis ta tegi need ruttu ära ja tõi tagasi, nii et me saame täna juba viia need lasteaeda tagasi, et nad homme või millalgi saavad hakata toimetama nendega, mis on nagu väga tore, on ju? Kas teeme sulle süüa või? Mämm-mämm. Tahad mämm-mämm? Kas kõht on tühi või? Kas kõtuke on tütu või? On tühi või? Siuke tunne, et kuivatist sai ka pesu valmis. Mis sa arvad sellest? Nii, ma panen su maha. Nii, tule paneme maha su. Emme vaatab makarone. Emme peab hakkima sul sinna asju ka sisse. Veits vahetasin teid, aga ma veel mõtlesin seda ka, et rääkida võib mainida. Et ma leidsin täna üliägeda mingi Nutella põhimõtteliselt toorjuustu Oreo koogiretsepti. Ja siis ma mõtlesin, et see tundus nagu ülilihtne. Et ei, me ei lähe vaatama prügikasti. Kuule Sasulin, et peaks nagu ostma need asjad ja tegema tüdrukutele, või noh, tüdrukutele, ma tahaks tüdrukutega koos seda teha. Et ja peaks nagu, siis ma näitan siin ka, kui me teeme, ma tahaks teha, aga ma ei tea millal. Sest see nädalavahetus meid ei ole, et äkki järgmine nädalavahetus sellest siis. Ei, siis on raske sünnipäev. No pühapäeval saaks. No ma vaatan igastahes. Millalgi ma tahaks proovida teha, katsetada seda koos nendega. Tundus nagu väga maitsev. Ma ise küll arvatavasti ei saa seda, aga nemad saavad ja issi.
me oleme ka kodus tagasi, käisime veel peale trenni Nooraga poes ja siis nüüd tulime koju, sõime, Noora tahtis veel muffineid teha, et magustoiduks, siis ennem kui hakkasime sööma, panime ruttu muffinid, tegime valmis, panime ahju, et nüüd kui sai söödud, et siis nad saavad muffineid süüa. Nii et ja ma nüüd lähen pessu kohe. Lähen pea ära pesta, siis nad joovad äkki ära ka kuivad enam-vähem, enam kui ma kunagi magama saan. Võt, nii et ongi suhteliselt jälle päev õhtus, Saske läks juba tuttu ja suured ka, siis ma käin pesus ära, siis pesen veel Noora ära, siis ema juba käis vannis ja siis lähme voodisse. Tere hommikust! Kell saab kohe 9, Saske läks tuttu. Mul on tüdrukud lasteaeda viidud ja olen kodus ja hakkan sööma ja tegelen Sassu müüdud asjadega kohe. Ja elamine on lihtsalt maks segamini. Üliäge, ma tean. Ma vist alustan iga hommik seda juttu, et elamine on täiega sassis, aga nagu ta ongi. Ma ei saa aru, kuidas mõnel inimesel on nagu kogu aeg korras. Ma ei tea, meil ei püsi. Aga eile õhtul ma läksin tuttu ära, suht varakult jälle, nagu ikka, viimasel ajal ma olen nii väsinud kogu aeg. Ja midagi tahtsin veel rääkida. Käisime trennis eile, tegime muffineid veel. Midagi ma tahtsin eilse kohta veel öelda, ei tule meelde. Igatahes. Lubasin Noorale täna lõunast järgi minna, et ta ei pea magama lasteaias. Nii et enne seda on mul vaja viia pakid, mis on ostetud pakiautomaati. Ja tahaks ära koristada kõik enne seda, ma ei tea küll kuidas, igastahes. Ja täna on neljapäev, esmaspäeval oli esimene kaalumine, täna oli siis 4. ja ma olen 1,2 kilo alla võtnud. Vup! Mis teed siin? Mida sa teed? Nii on vähe parem, aga me jalutame, viisin pakid, käisin poes ja vaatasin korra Noora lasteaeda, kas keegi ta nõues. Ma ei tea, kas tema rühm, kas olid seal tagaplatsil või siis hetkel veel ei olnud või olid juba ära käinud, aga ma teen Sassuga väikse tiiru siin tiigi ääres ja siis lähen võtan Noora nagu lubatud. Suuga must normaalne, sõin just lõunat. Sassu viisin voodisse, ta sõi ka. Noora veel sööb. Näete, valepidi. Siit, näe, kallis, siit. Parem. Ja Noora mängis, issa, mul on suu nii must või mul ainult tundub. Igatahes siis Noora mängis oma toas. Вытворять чудеса, самки нельзя. Кто так сказал, а ты не слушай. Ei, ta vabandas. Ei, ta vabandas. Suurim soodusmüük, soodsad hinnad. Rahunesid. Nii, räägime. Ära hakka jonnima. Mis emme on öelnud asjade loopimise kohta? Et ei tohi. On nii? Ja rahu. Ema, me ei saa rääkida, kui sa hakkad kohe jonnima. Las nüüd räägime. Mis emme on öelnud, et asjade loopimise kohta? Et ei tohi. On nii?
kui sa viskad niimoodi jäätise maha või oma lutu või teku, siis need enam ei saa. On emme öelnud seda? Kas on? Miks sa siis teed seda? Kui sa niimoodi viskad jäätise maha, siis see jääbki ju maha, sest sa ei taha seda. Ja rahune maha. Kas on nii või? Emma, räävata siia. Kas on selge, et ei loobi asju? Muidu teinekord ma enam ei võta seda jäätist üles ja see jääbki poodi. Kas on selge? Ei loobi asju. On nii? Ja kuula, kas on selge? Isi pani pitsa ahju. Sööd pitsa ära ja siis saad jäätist magustoiduks. Selge? Sest jäätis oli väga sulanud juba ja katki isi pani selle külma. Selge? Kas on selge? Ja enam nii ei tee. Kas lepime ära? Sinu oma ka sulab ära või? Isi pani kappi selle. See ei sula ära. Nüüd see läheb jälle külmaks, on ju? Pärast saab süüa, on ju? Kas lepime ära? Kalli musu. Musu. Tatine. Ma? Arvastan. Suht kiire õhtu on olnud. Käisime tüdrukutel või no emal käisime lasteaias järgi kõik koos ja käisime poes, lasime neil natuke poes mängida. Siis ema sai mingi, ma vaatan, kus ma saan teid kuskile panna. Ja siis kassa juures läks siukseks jonniks, et esiteks nad jooksid niisama all korrusel juba ringi ja sõna ei kuulanud. Ja siis kassa juures emma võttis oma jäätisi, viskas täie laksuga vastu maad. Ma ütlesin selge, siis sinna see jääb ja võtsin ta sülle, et lähme siis edasi. Ta lihtsalt ainult röökis, ta võttis hoogu, istus Pepuli maha, tõstis jalad üles. Ma ei tea, 10 inimest olnud, kes mööda oli mingi niimoodi, ma olin mingi, mis seal ikka. Ja no see oli ikka rets, ta ikka koduni välja röökis, autosse põhimõtteliselt surusime. Ta ei olnud nõus jopesi midagi selga panema. Ja siis kodus ka veel karjus edasi. Lasime veits aega karjuda. Ja siis kui ma nägin, et ta on juba nagu karjumisest väsinud, siis temaga saab tavaliselt rääkida. Ja siis läksin ja võtsin ka issu ja rääkisime, et nii ei tehta ja mis oli pahasti. Ja siis leppisime ära ja siis sõime ja nüüd Heinu läks ära. Saskia panin just voodisse, kell on 8. Siis ta jääb mingi veerand, pool 9 magama kuskil. Ma tahaks tegelikult veits koristada. Toad on kõik siuke, ma ei tea, hullu maja, aga ma ju homme lähen ära. Aga samas, kui ma niikuinii homme ära lähen, siis nad jõuavad niikuinii segami ajada kõik, ma ei teagi. Aga varsti lähen suurtega ka hakkan neid tuttu panema. Hennu on siis ära. Tuleb, ma arvan, mingi 10 ajal, kui sedagi, nii et vaatab, mis me õhtul teeme. Ma peaks hakkama eelmise nädala vlogiga, seda peaks kokku hakkama panema, et pühapäeval oleks midagi üles panna. Aga nad juba karjuvad ja kaklevad, nii et
tšau. Ma ei ole, oi, mis mul siin on? Igatahes ma ei ole päris pikalt ühtegi mingit klippi teinud. Esiteks kulmud. Siis ma läksin eile maale. Kui ma maale jõudsime, käisime poes. Minu vanemad tulid mulle Paide bussijaama vastu. Siis läksime koju, tegime süüa, olime lastega ja läksime tuttu suht, sest me jõudsime suht hilja. Ja siis täna me hakkasime Sassu esimese tuduaeg, ehk siis mingi enne 9 aeg sõitma linna. Käisime, võtsime ühed peeglid, mis maale on vaja viia. Siis me käisime, võtsime mingi paki välja. Siis ma käisin sõbranna lapse sünnipäeval Saskiga. Ja siis me tulin koju ja siis tulin nagu, meil oli tegelikult kõik hullult välja mõeldud, et täna lähme maale tagasi, värki. Suured jäid ju maale. Aga ma tulin sealt sünnalt nagu veits varem ära, siis mul oli siuke 1,5 tundi trennini ja Saski jäi autos magamas, ta oli väsinud. Ja siis Ennu nagu, see Sassu viimane uni ka, nagu päeva viimane peaks olema. Ja siis Ennu ütles, et äkki ta läheb nagu maale ära Saskiga. Et siis kas ma lähen õhtul järgi, sõltub kaua trennis läheb või siis lähen homme järgi või räägime jooksvalt. Et sa tahtsid niikuinii koristada ja värki ka. Ja nüüd ma siin olen, kell on põhimõtteliselt 7:45, ma jõudsin koju. Ma hakkan kohe sööma, arvatavasti täna ma küll kuskile Paidesse enam ei sõida. Et lapsed hakkavad põhimõtteliselt mingi 8-9 vahel magama juba minema. Et siin ma istun. Hakkan sööma kohe ja vaatab, mis siis homne päev toob. Aga kulmudega ma olen küll ikka üüber rahul. Nagu mega ilusad. Aga ma tellisin täna veel Saska tordi lõpuni ära. Nagu mul oli ammu kirjutatud, ta tegi märke, aga nüüd ma kirjutasin nagu mida ma sooviks ja mis tuleb hind ja nii edasi. Õhupallid on mul tellitud. Esmaspäev ja teisipäev tellime Selverist ära. Ja järgmine laupäev täpselt nädala pärast saabki Saska juba aastaseks. Ja on suur pidu. Tema puhuks siis, et ta on täitsa suur juba, et ta ei olegi enam beebi. Nii et ja töötukassaga vahepeal suhtlesin siin ja nüüd olen ametlikult töötuna arvel ka, et hakata vaikselt otsima endale tööd ja viia ennast tööellu vaikselt hakata sisse viima. Nii et ja.